It's Friday, Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the Kas sa vaatasid teile seda linki, mis ma sulle saatsin? Kuule vaatasin küll jah, kas sa tõesti mõtled selle ülikooli peale? Selles mõttes, et see on maailmas alles 5. No ja, aga ma mõtlesin just, et nagu tagavaraplaaniks endale, et noh, kui ma kuskil mujal linna pole, et siis ma saan sinna vaja minna. Nojah, see on õige mõte muidugi. Ma Yale'i võtsin ka endal selles mõttes tagavaraplaaniks, et kui ma Harvardisse ei saa, et noh, Yale ei ole muidugi üldse nii hinnatud, aga et kui Harvard ei saa mulle piisavalt täid tingimusi pakkuda, et siis ma saan alati Yale'i minna hoopis. Ma mõtlesin ka, et nagu Harvard võib mulle tegelikult liiga primitiivseks jääda, et ma iga öö mõtlen selle peale. Jah, kuule, ma arvan, et me peaks sellest teemast teistele klassidele ka rääkima, sest neile kindlasti väga pakub huvi see. Ciao Bonita. Ma siit ka. Kuule, mis see koossinus poolnurga valema? Tervist! Mina olen Kaur Lillipuu ja tulin teile rääkima meie riigist. Eesti on meie riik ja meie kodumaa. See tähendab seda, et meie peame seda kaitsma ja just teie olete need, kes seda võib-olla kunagi kaitsevad. Kaisa, kuule, mis õhtul teed? Mõtlesin, et läheks välja kuhugi. Ei, ma ei saa. Mul on õpilasesinduse koosolek, siis mul on ajalehe koosolek. Ei no, kaua sa seal ikka oled? Pärast lähme välja. Ei saa. Siis ma pean koostama selle kõne veel kokku panna ja noortekogu aruanne. Ja siis mul on vaja MEP-i pressikonverentsi jaoks ette valmistada. Aga esimesest pärast seda tegelikult võiks ju... Kuule, sa oled ise ju nimesinud, kuidas me jõuame peole veel minna? Ja teema kokkuvõtteks siis varasemad saavutused ongi meie tänapäeva ühiskonna aluseks ja uue tehnoloogia aluseks. Kas nüüd kellelgi on midagi lisada? Jaa, mina tahan. Et rääkides biotehnoloogiast olid kõik teie argumendid ja väited täiesti õiged, aga samas, kuna mina olen saanud sisse kõikidesse Ameerika ülikoolidesse ning käinud sellest ka ETV-s rääkimas ning võitnud Briti parlamentaarse väitluse ning saanud seal esimese koha ja olen Eestis ülikoolides juba ammu sees. Mina õpin riigikaitset ja viimasel ajal olen mõtlema hakanud, et mina ei peaks olema ainus, kes seda õpib. Jah, et siis oli reformatsioon, et siis jätke meelde niimoodi jah, et mis see nüüd siis on siin? Miks see projekt oli töötanud? Kas kõigi teab? Martin olid sina, jah? Jah. Martin, tule palun appi, jah, et tule palun, pane see käima, jah. Et siis... Nii, et jah, et siis... Martin, appi, mis ma teen, mingi akel tuli lahti. Ja sul läks Windows käima. Tule ruttu, see asi liigub ju. Jaa, kohe tulen oota korra. Martin, kui ma panin oma moblast lava, tee korda ma. Ja kohe. Okei, nüüd peaks töötama. Nii, aitäh väga tuli, aitäh.
et siis nüüd jätkame reformatsiooniga. Miks see üldse sündis? Poisid, mis te jälle teete siin? Me siin Andresega vaatasime, kuidas erineva kujuga pastakud lendavad. Mis teil viga on? Oota, ära sega, mul 3 pastakut veel loobimata. Kuule, lähme klassi. Miks te ei tule minu? Kuule, Aliis, oleme ikka koos või? Ma ei tea. Peaks Facebookist vaatama. Issand Jaan, mida sa nüüd teinud oled? Mis mõttes? Pärast kõiki neid aastaid, kas need ei tähendanud siis sulle mitte midagi? Mairi, see pole nii, nagu see tundub. See on meie kõigi huvides. Ära hakka isegi vabandama. Mairi, kallis Mairi. Ma ei taha, et see niimoodi lõppeks. Järgmine kord ole siis ometi oma kaameraga ettevaatlikum. Üldse siis mõttes sa praegu... Riigikaitse õpetab teid mõtlema kiiresti igas olukorras. Riigikaitset õppides õpid sa mitte hoolima püssipaukudest, plahvatustest ega surmast. Riigikaitset õppides õpid sa armastama püssirohu lõhna ja kahureid. Noh, Reili, kommi ka tahate? Ka palju õnne. Aitäh. No ma siis teen ka kalli ja siis palju õnne. Aitäh. Mina tegelikult on öelnud. Aga sina, Kristel? Ei, ma ei söö kommi, see lükkub mu juukse juured ära. Noh, kas te ise teate siis? Aga õhtul näeme. Demokraatia kriitikus just nimelt. Miks olid noored nii kriitilised Ateena demokraatia suhtes? Nii neiu. Kas te magasid hästi? Ei, kahjuks mitte. Aga eks ma homme üritan. See on väga vajalik teate. Ärge enam niimoodi hiljega istage maha. Nii, siis kus ma jäingi nüüd just nimelt? Ateena demokraatia kriitikus. Grete, kuule. Läheks priveesse täna? Ei, issand, ma just eile käisin seal nagu nii mõtet oli. No aga kui me lähme, siis hollikasse ka ei lähe ju. Sand. God, mis sulle arvus? Loomulikult me ei lähe hollikasse. No fine, lähme siis privi. Kuulge, peaks homseks proovieksamiks ka midagi õppima. Võiks need peatükid läbi lugeda ja keegi võiks mingi kokkuvõtte teha. Ei. Tšu! Okei, ma lähen tüütan kedagi teist. No, mis kell me siis kokku saame? Isegi kui oled kõhuli maas oma sõprade laipade peal ja samal ajal peksad oma vastaseid iseenda küljest lastud jäsemega, siis jääd sa rahulikuks ja distsiplineerituks. Kuulge, peaks asjaga asja õppima ja lõpuks raamatu läbi lugema see nädalavahetus. Et kes teist on siis keegi kiirem lugeja? Mina olen väga aeglane lugeja. Ma loen veel loendusi. Ma ei oska üldse lugeda. Minge persse. The city is a sightseeing when it's on Harvard, but as with everything there is some Yale and education. Sorry? Yeah, I just thought maybe I could take part of your speech competition that day, you know. Well, okay, yeah, go sit down. So, at first, I thought that maybe I could talk about religion or something like that, but I got banned last time, so... Joe, Joosep, mis teed? Me siin Kristiga arutasime selle üle, et millest hing koosneb. Ja kas hing üldse eksisteerib? Eksisteerib küll, ma ju seletasin sulle. Hing on olemas. Hing on meie kõigi ümber, meie sees ja väljas. Aga kuhu hing läheb pärast surma siis? Hing oledki sina peale surma, ta läheb õhku ja ta jääbki meie ümber tiirma. Noored, mida te vaidate? Lähme klassi.
igatahes. Ei, selles suhtes saad aru hing päriselt, see on väga tähtis ja ta tiirleb meie kõigi ümber. Aga võimutu käevime, mis on? Neiu, mis te loete seal? Andke see raamat ära. Ei pane. Ei ole see mingit naljatamist. Andke see raamat siia, ma konfiskeerin selle. Et minu tunnis ei loe. Distsipliin säilib ka siis, kui pead ise enda jalast üksi hambaorkidega kuuli välja koukima. Distsipliin säilib igal hetkel, sest distsipliin on lojaalsuse alus. Ja kes ei ole lojaalne, on kommunist.